No Motocenter on autojuhtidele teinud ikka olemise ikka nii mugavaks, et lisaks sellele, et mis me siis nendest pehmetest diivanitest räägime, aga näiteks see, et kui sa tuled oma autoga ülevaatusele, selgub, et pirn on läbi, et sa ülevaatuselt läbi ei saa, kõigepealt lähed viid auto, vahetad pirni ära, käid ülevaatuse ja boonuseks lähed veel pesed siin samas majas oma auto ka puhtaks. Nii et järgnevas loos me Motocenterist, mis Lasnamäel asub, siis juttu teemegi. Me oleme oma varasemas saates külastanud Peetri Motorcenterit, et nüüd me oleme tulnud Lasnamäel. Räägime kõigepealt üle korraks, et mis selle Motorcenteri kontseptsioon või idee või mõte on? Jah, nagu varasemalt juba räägitud, siis Motocenter on ÜIT kontserni välja töötatud ärihoone, mis on mõeldud siis tegutsema moto, auto ja muu tehnilise valdkonna ettevõtetele. Et selles hoones paiknevad siis alati teenindusruumid sõidukitele ja ka kaubanduspinnad. No milliseid teenuseid siin Lasnamäe keskuses pakutakse? Jah, Lasnamäe keskuses on meil nüüd siis leidnud omale kodu väga erinevad ettevõtted, et hoone esimeses klaasfassaadiga kaetud osas on meil ühe hulgivaruosade müüja Intercars Estonia kontor, tagantpoolt edasi liikudes on meil autoremonditöökoda, mis siis CarStop ketti kuuluv Autostop Lasnamäe. Sealt edasi on meil Rehvi kaubamaja, on Krovn, kes pakub korrosioonitõrje teenuseid. Sealt edasi Mobilspa, mis siis pakub nii puhastust sees kui väljast autodele. Lisaks on olemas ülevaatuspunkt, kus saab auto tehnilise ülevaatusega korda ajada. Ning on olemas ka siis autodefektidele ja iluteenustele spetsialiseerinud Smart Service. Autoomanik saab aeglastada parajaks teha restoranis, mis paikneb siin meil ees, mis on lahti hommikust õhtuni põhimõtteliselt. Nii et siis autoomaniku päris kodune hoone peaks olema. Kas ettevõttele ka veel vaba pinda leiab? Antud hoones on nüüd kõik pinnad üüritud. On olemas veel üks ruum Peetri keskuses. Ja lisaks siis muidugi planeerime ka järgmiste hoonete rajamist Tallinna piirkonda. Jutuks, aga ma arvan, et meil tuleb vist ikka ise see tiir ära teha siin, et vaadata, milliseid teenuseid pakkujaid teil siin on ja uurida, kuidas see töö siin välja näeb. Aga minge vaadake üle. No te olete avanud oma tehnoülevaatuse Motorcenteris, et kuidas selline mõte tuli, et eestlane on pigem selline, kes tahaks võimalikult kaugele teistest minna? Jah, et see on meile ka tegelikult esmakordne asi, et me siiamaani tegustasime Aaberstis Pikaliival. Nüüd otsustasime, et tuleme siia, kuna on selline lahe keskus, kus kõik asjad on koos ja selliselt me toimetame siin. No milline on seni klientide tagasiside, et ma saan aru, et äärmiselt mugav, kui ülevaatuselt läbi ei lähe, saad siin kõrval kohe pirni ära vahetada. No ma saan aru, et teie ettevõte ei ole selline tavaline tehnoülevaatus. Et ikka selles mõttes, et suures plaanis tavaline, aga me üritame kliendile alati midagi ekstra pakkuda, et ka siin, nagu me varasemalt on pakkunud, siis pikaliiva.es veebikeskkonnas saab ennem broneerida ülevaatusaja, hoida kokku aega, samamoodi ära tasuda ja kõik selles mõttes toimib siis oluliselt kiiremini. Kui palju autosid teile siia ülevaatusele üldse korraga mahub? Korraga me saame teha 2-3 ülevaatust korraga, et täna teeme kuni 2 ülevaatust, et mehi ei ole veel nii palju võetud. Et seni vähemalt tundub, et igati tasub selline keskust ära? Jaa, absoluutselt. No Rehvi kaubamaja on ka oma pesa nii-öelda siia Motorcenterisse teinud, et kus selline mõte ja soov üldse niimoodi sellisesse keskusesse endale ettevõtte rajada? Tuli laiendada enda tegevust nagu. Et ei ruumid kitsaks, lagi oli ees. Nüüd on siit rohkem ruumi ja tegevust rohkem. Mida põnevat te siin pakute ja milliseid teenuseid? Teeme muru niidukit ja muru traktorite hooldust remonti. Muidugi rehvivahetus on põhiline töö meil, autoremont ja kõike sellist, mis autodega ja mootoritega seotud. Mootoratid ka muidugi. Kas siin on võimalik rehve ka hoida või see Rehvi kaubamaja tähendab midagi muud? Meil on rehvi hotell ka täitsa olemas. Hoiame kliendi rehve, järgmise hooajani, vahetame jälle ära, jälle hoiame. Ja siis on meil veebipood, kus klient saab kiiresti valida igasugust marki, kiire tarnega. Ütleme, üle 4000 rehvi võimalik valida kliendil. Ja ütleme, maksimum tarneaega 5 päeva.
ma vaatan, et teie olete küll olemise nii mugavaks teinud, et ükski klient, ma arvan, teie juures siit ära ei lähe, et milliseid teenuseid siin pakute lisaks sellele pehmele diivanile? Põhimõtteliselt meie juures saab ka kohvi, pirukaid erinevaid ja siis tegelikult on nii, me tegeleme kõigega. Tahtsin pakkuda Lasnamäel sellist teenust nagu, et kõik asjad ühes kohast nagu, et keretööd, värvimine, kliimatäitmine, automaatkastid, kõik kohas, ühes kohast. Ja siis tegime sellise suure uue ettevõtte siia ja ma ei tea, siit saab inimene kõike. Kuidas teile selline kontseptsioon meeldib, et on olemas selline ühtne motocenter, kus kõik sellised sobilikud teenused on ühes kohas saada? Meeldib ja võiks olla tegelikult rohkem neid Eestis. Küll üldse võiks lihtsalt olla neid rohkem.